äraminek sai alguse jumalikust juhatusest. Kui mul tuli teadmine, et ma pean kõigepealt minema Montenegrosse. Mhm. Ma käisin seal ja üllatus, mul kõrvaltoas elas üks saksa tervendaja ja meist said sellised südamesõbrad temaga siis selle nädala jooksul ja see oli väga niisugune transformatiivne algus kogu sellele teekonnale. Ja me käisime sellel ajal ka koos siis tema abikaasa ja mina ühel ägedal merereisil ja kohtusime delfiinidega seal. Mm. Ja see delfiinidega kohtumine siis vallandas minus sellise mingi sisemise aktivatsiooni. Et me inimesena tihtipeale ju võtame seda, et meie oleme siin selline üüber, on ju, Mhm. ja et loomad ja linnud ja kalad kõik, et see on nagu selline, tead, niisugune vaikiv ja kuidagi niisugune taustaasi. Et kui inimene soovib, et siis võib-olla nagu saaks ennast entertain ida nende asjadega, aga noh, tegelikult see on kõik omaette maailm ja kõik loomad, linnud, kalad, kõigil on omad mingisugused missioonid, sagedused, see ei ole absoluutselt niimoodi. Et noh, kui Mhm. sa mõtled selle pealegi, et meil on ju kõigil oma hingeloomad Mhm. ja kui sa tead ka, et mina reisisin koos oma kassiga, siis mina näen, et minu kassil oli vägagi konkreetne missioon mind sellel teekonnal toetada. Sest kohati see teekond on väga hull olnud ja ma olen siin neid seinasid ikka nagu hittinud nagu Mhm. ma ei tea, kui palju. Ja samamoodi on delfiinidega, et nad vallandavad sinus selles mingisuguse aktivatsiooni. Ja vaata, sellepärast ongi ju, et inimesed lähevad meeletult elevusse, kui nad näevad seda delfiiniparve Mhm. näiteks. Ja me tahame nendega ujuda ja kõik see ja see tavaliselt muudab nagu absoluutselt kogu meie olemust